Te ei olegi nii matuse tujus, nagu ma arvasin. Nii et algus on päris hea. Kui oli suvi? Aitäh. Super. Kui oli suvi ja ma läksin 12. klassi, siis ma mõtlesin, et 12. klass on lebo. Et õppima ei pea ja ainult kordama peab ja juttu ajama inimestega. Ja okei, ma tunnistan, ma teen vigu. See oli üks neist. Aga nüüd on eksamid tulemas ja proovieksam on mingi 1,5 nädala pärast ja päris eksamid on nagu selle ettekujuteldav ukse taga ja kõik 10-ndikud, kes muretsevad oma keemiakontrollitööde pärast ja 11-ndikud, kes arvavad, et UT on kõige halvem asi, mis nendega juhtunud on, siis ma ütlen teile täiesti ausalt ja ma räägin kõikide abiturientide nimel, kui ma ütlen, et me läheme minema, te peate siin kodunema. Aitäh. Jaa. Seega 12. klass on mõnes mõttes ikkagi hea. Näiteks meil on garderoobis eraldi seinaäärne riba eraldatud ja mulle meeldib mõelda sellest nagu VIP-alast, sest seal pole palju ruumi ja ütleme nii, et nagu talvesaabad võtavad mingi 3/4 sellest ja iga päev on nagu maa on laavamäng, aga talvesaabastega, kus sa nagu astud üle ja üritad mitte surma saada. Aga see on privileeg, on ju? Ja veel üks asi, see paneb märkama detaile, sest üksikasjad on ju elus need, mis teevad meid õnnelikuks. Ja kui ma vaatan, et korraga saab 4 inimest susse vahetada, siis ma olen nii õnnelik. Üks asi, mis aastatega kallimaks muutub, on rekiruum, ehk siis meie õpilasesinduse ruum. Ja ma ei taha tegelikult kurta selle üle, et Realis on rekiruum ja huvijuhi kabinet täpselt sama asi ja et see on 2 korda väiksem kui kõige pisem klassiruum majas. Minu mure on natuke teistsugune, nimelt see käis ka rekist läbi, me arutame seal tõsiseid probleeme. Et kurat, patju võiks rohkem olla. See on täiesti tõsi, tekke võiks ka, aplaus palun tekkidele. Sest täna ma üritasin seal enne vaba lava nagu väikest uinakut teha ja patju oli, need on juurde toodud, aga ma pidin enda peale nagu kuhjama patju teki asemel ja ma ei soovita seda kogemust nagu teistele. Mul on tegelikult täna üks kanaga kitkuda, nimelt mis värk sellega on, et A-klass on kogu kooli naerualune. Nagu ma olen A-klassist ja ma tunnen, et mul on 2 valikut, ma kas lasen teistel enda üle naerda või siis ühinen nendega ja naeran A-klassi üle. Te võite vist aimata, nagu mis ma siin teen täna. Ja ma tunnen nagu üsna vabalt ennast, sest nagu mida mul ikka karta on publikus A-klassi niikuinii ei ole. Meil on 3 tükki, aplaus. Stereotüüp A-klassi õpilasest on see, et nohik, mees, poiss ja valge ja heteroseksuaalne. Nüüd, minu arust peaks see olema natuke teistmoodi, sest ütleme nii, et minu jaoks on A-klassi õpilased rohkem nagu ahvid. Ja sarnasusi on palju minu arust. Üks on see, et nad lärmavad pidevalt, nad turnivad üksteise otsas ja nad isegi suhtlevad ilma sõnadeta. Nad ei vaja inimkeelt, et suhelda. Nagu, sa näed vahetunis, kus üks suurem poiss läheb väiksema poisi juurde, teeb nagu ja see nagu sõnum on selge. Aga ma ei ürita öelda, et ahvid on halvad, absoluutselt mitte. Nagu te teate, siis töö tegi ahvist inimese ja te peaksite nägema mu klassi. See on haudvaikne matemaatikatöö ajal. Nagu
maailmas on palju koole ja igas klassis on selliseid õpilasi. Igas klassis on ahve. Aga Tallinna Reaalkool on eriline kool. Meil on pikaajalised traditsioonid ja ma tahan tänada Tallinna Reaalkooli, et me komplekteerime iga aasta terve klassi ahvidele. Aitäh! Nagu 11. C-tunnis ma alati küsin, kas sa kuulevad mind. Mul on suur rõõm kuulda, et A-klasside üle tehakse nalja mitte ainult õpetajate toa püstjala komöödias. Aga ma peaks ütlema, et see asi võib muutuda, sest mulle tundub, et 10. A-ga võib see ajalugu muutuda. Ja viimane asi, Tarmo, kui sul kunagi on tööd vaja, siis ainus koht, kus iga päev on püstjala komöödia, on õpetaja töö. Hommiku kella 8-st õhtu kella 8-ni. Aitäh! Homme kell 8 näeme siis.